Täna hakkame ostma kõige surmavamaid loomi tumeveebis, sealhulgas 10 jala pikkuseid maosid, ämblikke, kes on nii suured, et võiksid linde süüa, päriselu dinosauruseid, mürgiseid kalu, mis võivad sind tappa ja palju teisi pööraseid loomi, mis võtavad sõnatuks. Ja minu eesmärk on hoida neid kõiki oma uute lemmikloomadena. Kuid enne kui me neid osta saame, peame välja mõtlema, kuhu me nad paneme. Ja mul on selleks ideaalne idee. Näite paar kuud tagasi ostsin ma selle mahajäetud loomapoe ja me tegime video, kus päästsime kõik loomad, kes sinna maha jäi. Aga nüüd on mul see suur tühi hoone kaelas. Ja ma mõtlesin, mis oleks parem viis seda kasutada, kui muuta see kõige tõõrasemaks loomatoaks, mis on täis igasuguseid ohtlikke loomi. Nii ma täpselt tegingi. Kõigepealt vabanesin Gridist loomapoe vanadest elupaikadest ja asendasin need täiesti uutega igasuguste loomade jaoks. Sealhulgas madude, kalade, sisalike, putukate ja kõige muu jaoks, mida oskate ette kujutada. Seejärel kujundasin kõik elupaigad ise ja tegin kõik ilusaks kunstaimede ja puudega. Ja isegi põrandale panin kunstmuru. Ja nüüd, kui tuba on lõpuks valmis, on aeg sinna loomad leida. Aga see ei saa olema lihtne, sest ainus viis ohtlike ja surmavate loomade hankimiseks on läbi tumeda veebi ja see on väga kahtlane. Näiteks esimene veebileht, mille leidsin, müüb soolase vee kalade müsteeriumikasti hinnaga 240. Seal öeldakse, et seal sees võivad olla haid, merikuradid, 8 jalad, angerjad ja palju muud. Nüüd on meil tegelikult selles toas paar soolase vee akvaariumit. Nii et ma ostan selle müsteeriumikasti ja vaatame, mida me saame. See on väga kahtlane, kutid. On üsna suur võimalus, et meid petetakse selle tegemisega. Aga on ka võimalus, et saame midagi hullumeelset. Okei, ma just ostsin selle ära, see on teel. See on esimene paljudest Darkwebi tellimustest selles videos. Ja mida aeg edasi, seda pöörasemaks need loomad lähevad. Aga nüüd peame lihtsalt ootama ja näeme, kui see pakk kohale jõuab. Loodetavasti jõuab see kohale. Peaaegu nädal aega ootamist ja ma sain salapärase paki, millel oli kirjas, et sees on elus kala. Nojah, ilmselt see ongi Darkwebi müsteeriumikas. See näeb kindlasti välja nagu Darkwebist pärit, vaadake seda asja. Oota, siin on sõna otseses mõttes kirjas mürgine. Millesse me end segame? Okei, hakkame pihta, lähme ja avame selle asja. Kas me võiksime korraks hinnata, kui hea see pakend on? Kui ma peaksin ette kujutama, milline näeb välja Darkwebi pakk, siis just selline see olekski. Ja siin on tõesti kirjas mürgine, see tähendab, et peame ettevaatlikud olema. Lõikame selle lihtsalt lahki ja vaatame, mis sees on. Hakkame pihta. Oh issand, ma näen kotte kaladega. Ju see tähendab, et meid ei petetud. Aga nüüd on küsimus, mis need on. Esimene kott, hakkame pihta. Mis pagan see on? Oh issand, te kutid. Need asjad näeb välja nagu väikesed tulnukad. Mul on tegelikult esimest korda soolaveeloomad lemmikloomadena, nii et ma võin vajada teie abi, et tuvastada, mis selles kastis on. See näeb nii õudne välja. Oh issand, okei, meil on neid 2 tükki. Nad näevad välja nagu väikesed ämblikud. Ma panin nad akvaariumisse, kuid see oli alles algus. Nii et ma jätkasin kasti uurimist, et näha, mida veel leian. Kas see on see, mida ma arvan? Vaadake seda. Oh issand, siin on merihobune. Ma ei suuda seda uskuda, kutid. Selles kastis on tõesti mõned hullumeelsed elukad. Ma ei oodanud seda. Meil on nüüd päriselt merihobune lemmikloomaks. Ma olen alati nende vastu huvi tundnud. Nad näevad lihtsalt nii ainulaadsed välja. Ma mõtlen, vaadake seda tegelast. Ta ei näe isegi päris välja. Okei, sõber, viime su nüüd sinu uude koju. Need tegelased pole just kuigi head ujujad, nad pigem hõljuvad ringi. Aga vaadake seda, meil on nüüd merihobune lemmikloomaks. See teeb juba 2 pöörast elukat, aga palju on veel ees. Ja me pole ikka veel leidnud seda mürgist kala, millest nad rääkisid. Vist rääkisin liiga vara, vaadake seda kotti. Siin on kirjas, palun ära puutu. Sellepärast panen ma need kindad kätte. Mul on tunne, et me kasutame neid kindaid selles videos veel palju. Ma olen veidi närvis, kutid. See on päris hirmus. Mul pole aimugi, mis kalas on. Ma lihtsalt loodan, et ta ei süsti mulle mürki sisse. Okei, sain ta kätte. Kirjutage kommentaaridesse, kui teate, mis kala see on. Tegelikult näeb see natuke välja nagu minu kivikala. Me peaksime ta ilmselt akvaariumisse panema, see ei ole hea. Okei, seal ta läheb. See oli napikas, see paak täitus kiiresti, siiski oli veel ruumi paljudele kaladele. Võtsin teise koti ja leidsin selle. Ma tean, mis need on. Vaadake seda. Meil on meritähed, kutid. Tundub, et meil on 2 erinevat liiki.
see on tavaline, aga sellel on palju ogasid. See on nii lahe, ma pole kunagi varem meritähe käes hoidnud. Aga ma tunnen, kuidas nende väikesed jalad minu ümber roomavad. See on nii kõhe. Ma arvan, et võib julgelt öelda, et soolase vee loomad on palju hullumeelsemad kui magevee omad. Nii et paneme need kutid akvaariumisse ja vaatame, mis veel selles müsteeriumikastis on. Oh, ma näen siin midagi liikumas. Mis see on? Mis pagan? Ma arvan, et see on väike hobuseraua krabipoeg. Teate, need on ühed kõige veidramad olendid ookeanis. Neil on siin selline kõva kest, mis kaitseb meid kiskjate eest. Aga kui seda ümber pöörad, on tal palju väikseid jalgu, mis aitavad tal ringi liikuda. Nad näevad tõesti välja nagu väikesed tulnukad. Nad kasvavad tegelikult palju suuremaks kui see. Ta on lihtsalt väike beebi. Viime ta nüüd akvaariumisse, kus ta saab edasi kasvada. Siiani oleme saladuslikus kastis leidnud nii palju lahedaid loomi. Siiski oli veel mõned kotid alles ja meil oli vaja kiiresti need välja võtta. Mis see küll on? Kas see on üldse loom? See ei liigu. Kuulge, mis iganes see ka poleks, ma ei usu, et see elus on. Issand, see on lüdi. See on rõve. Mis asja ma praegu küll katsun? See haiseb ka nii hullult. Okei, ma ei tea, miks ma seda asja käes hoian. Tegelikult ma arvan, et see on elus. See liigub väga-väga aeglaselt. See näeb natuke välja nagu teetigu, aga kui te teate, mis on, siis kirjutage kommentaaridesse. Ma panen talle kiiresti akvaariumisse. See on ikka rõve. Kui ma panin selle salapärase oma akvaariumisse, hakkas ta liikuma, mis tõestas, et ta on elus. Ja see oli kõige õudsem asi, mida ma kunagi näinud olen. Ei või olla, ma arvan, et ma leidsin Nemo. Vaadake seda! Mul oli tunne, et siin on üks selline sees. Ma mõtlen, et soolase vee akvaarium ei ole täielik ilma kloongalata. See on nii lahe, ta on nii armas, teate. Mul on üks väga hea mõte. Kirjutage kommentaaridesse nimi sellele vöötantsijale. Ma olen tõesti elevil, et näha, milliseid lahedaid ja ainulaadseid nimesid te välja mõtlete. Palun ärge pange talle nimeks Nemo. Vaadake kõiki neid olendeid, mis meil seni on. See on nagu meie enda väike mini-ookean siin. See on nii lahe. Aga nüüd on meil selles kastis veel üks kott jäänud. Ja see tundub siiani kõige suurem. Vaadake selle asja suurust. See näeb välja nagu mingi homar, aga ma arvasin, et homarid on oranžid. See siin on sinine. Kuulge, see võib olla haruldane sinine homar. Need on sõna otseses mõttes 1 miljonist. Esimene tarkwebi tellimus selles videos ja ma ütleks, et see läks päris hästi. Me saime soolase vee müsteeriumikasti ja ma ei oodanud, et sealt tuleb nii palju hullumeelseid olendeid. Ja ausalt öeldes ma ei oodanud üldse, et me kasti saame, kuid me pole veel lõpetanud. Meil on veel palju tellimusi ees ja loomad lähevad ainult veengi pöörasemaks. Ja on ikka veel võimalus, et meid petetakse. Nii et ma läksin uuesti darkwebi ja sattusin järgmise looma peale. See on huvitav, kutid. See veebisai väidab, et müüb tulnukonna ja pildi järgi tundub, et see on pipakonn. Need asjad on ülimalt veidrad. Ma mõtlen, need ei näe isegi päris välja. Ja mis nende puhul tõeliselt õõvastav on see, et kui nad munevad, siis pojad ronivad tegelikult nende selja seest välja. Jah, see on tegelikult päris rõve. Aga ma mõtlen, kui ma saan 2 neist, siis on võimalus, et üks on isane ja teine emane. Ja me võiksime proovida neid pajunema panna. Nii saaksime seda rõvedat asja oma silmaga näha. Okei, ma just tellisin 2 tullukakonna. Need asjad on nii odavad, ainult $30. Võib-olla nad nii odavad, sest see on pettus. Ma ei mõelnud sellele. Nüüd on juba hilja. Ja isegi kui ma prooviksin raha tagasi saada, ei saaks ma seda teha, sest veebilehel on sõna otseses mõttes kirjas, et raha ei tagastata. Jah, ma olin üsna kindel, et sain petta. Kuid juba 2 päeva hiljem sain ukse taha karbi. Kas need tulnukakonnad võivad siin sees olla? Ainus viis teada saada on see avada. Tume veeb, ära pea mind nüüd alt. Hakkame pihta. Meil on karp käes. See on tõesti õudne. Vaata, seal sees ongi pipakonnad. Teate, me tõesti saime need kätte. Kas nad on üldse elus? Nad ei liigu. Kas te olete elus? Hei, ma arvan, et me saime surnud konnad. Aga sina? Tema on elus. Okei, nad liiguvad. Üks asi nende konnade juures on see, et nad teesklevad tihti surnud. Nad lihtsalt lamavad seal. Ma ei tea, kuidas aru saada, kas nad on isased või emased. Nii et ma arvan, et peate lihtsalt video lõpuni vaatama, et näha, kas nad hakkavad paljunema või mitte. Aga praegu viime need tegelased nende uude koju ja vaatame, mida veel tumedast veebist leiame. Tume viib on huvitav koht ja ma ei soovita sinna minna. Olen seal näinud palju veidraid asju, samas on seal ka palju väga lahedaid loomi, keda ma pole kunagi varem näinud.
näiteks see siin, Barbadose hiibmaismaakrabi. Ma uurisin selle kohta. Need tegelased kasvavad kuni 1 meetri pikkuseks. 1 meetri pikkune krabi. Ma pean selle kindlasti ostma. Nii et ma kujundasin kõige suurema terraariumi, kuhu see hiidmaismaakrabi võiks elama asuda. Ja nüüd on seal ainult üks asi puudu. Krabi ise. Ma tellisin selle ära ja pean ütlema, et neid loomi on tumedast veebist liiga lihtne osta. Ma mõtlen, et nad ei küsi sinult ühtegi küsimust, näiteks, hei, mida sa selle meetri pikkuse krabiga peale hakkad? Jällegi ootasin umbes nädala, et see meetri pikkune krabi mu ukse taha jõuaks, aga lõpuks pärast pikka ootamist sain paki kätte. Sellepärast olen ma natuke närvis. Üks osa minust tahab, et krabi oleks siin sees ja teine osa ei taha. Ma mõtlen, et meetri pikkune krabi on päris hirmus, aga ma kuulen küll, et see on sees midagi roomab ringi. Olgu, teeme kaane lahti. Oh jumal. Ma arvan, et me tegime vea. Vaata selle asja suurust. Oh jumal. Oh issand. Mine tagasi sinna sisse. Oh issand. Kas sa nägid selle asja suurust? Oh, ta üritab põgeneda. Oh, ta on tugev, vaata. Ma ei tea praegu, mida teha, kutid. See krabi on tõesti hiiglaslik. Ta on suurem kui mu käsi. Vaadake tema sõra suurust. Kuigi see tundub hirmus. Vaatasin internetist ja seal öeldi, et ainus viis neid tüüpe kinni võtta on nende sõradest. Mie ei saa nad siin näpistada. Aga kuidas ma tema sõradest kinni saan? Ta hakkab mind näpistama. Nii, nüüd lähen sõra järele. Sain ta kätte. Oi, 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 oi. Vaadake seda. Meil on nüüd hiiglaslik maismaakrabi. See on siiani kõige pöörasem loom, aga me alles alustame. Läheb veel palju pöörasemaks kui see. Panin ta kiiresti tema aedikusse ja kohe jooksis ta oma koopasse. Ja ma pole teda sellest ajast näinud. Aga ma viskasin sinna banaani ja see kadus ära. Nii et ma arvan, et ta on rahul. Nüüd, kuigi see krabi võiks mu sõrme ära võtta, ei suudaks ta mind tappa. Ja nagu ma selle video alguses lubasin, hakkame me ostma maailma kõige surmavamaid loomi, et panna nad siia tuppa. Ja mis oleks parem viis alustamiseks kui kivikala? Kõige mürgisem kala maailmas. Need kalad on väga haruldased ja neid on ülimalt raske leida, ilmselt sellepärast, et nad võivad sind tappa ja keegi ei taha sellist lemmikloomana pidada, aga mina tahan, mistõttu ma tegin juba ammu video, kus ostsin ühe tume veebist. Ja mul on see siiani alles, see säästab mulle palju aega ja vaeva, et uut otsida. Nii et me läheme ta kinni püüdma ja viime ta tema uude koju. Ja loodetavasti ma ei saa nõelata. Jah, loodetavasti ma ei saa nõelata. Okei, ta on kohe siin. Mul on käes need tugevad kindad ja mul on ka võrk. Kui ma seda õigesti teen, peaks kõik korras olema. Loodetavasti. Mida sa mõtled loodetavasti? Okei, teeme ära. Tule sõber, mine võrku. Nii, saime ta kätte. Kivikala on meil nüüd võrgus. See on nii hullumeelne, kutid. See siin ongi kivikala. Kui mõni neist ogadest mind torkaks, oleksin ma vähem kui 6 tunni pärast surnud. Nii et paneme ta kiiresti tema uude koju. Nii sõber, oma uude koju sa lähed. Oh issand, ta näeb seal nii hea välja. Me peaksime siia ilmselt mingi ärapuutu kleepsu panema. Mulle tundub, et see on hea mõte. Kui sa mõtled ohtlikele surmavatele loomadele, siis arvatavasti mõtled sa madudele. Maailmas on üle 600 liigi mürgiseid madusid. Ja kõigi nende pidamine lemmikloomana on ebaseaduslik, mis on ilmselt hea asi. Aga on ka mõned mittemürgised maad, mis on samuti äärmiselt ohtlikud. Ja praegu olen ma just ostmas ühte, kellel on kõige pikemad hambad kõigist mittemürgistest madudest. Seda nimetatakse smaragdpuupoaks ja ma leidsin just kahtlase veebilehe, mis väidab, et müüb neid. Nüüd ostan ma selle kohe ära. Ja ausalt öeldes loodan ma natuke, et see on pettus ja madu ei jõua kohale, sest ma kardan madusid väga. Aga ma teen seda teie pärast, nii et pange videole like. Nüüd kahjuks, kuigi ma väga lootsin, et see on pettus, sain ma tegelikult juba mõne päeva pärast paki kätte. Siin sees on kindlasti madu. Ma tunnen seda lihtsalt. Nüüd smaragdpuupoad on tuntud selle poolest, et nad on väga agressiivsed, nii et peame olema väga ettevaatlikud. Ma just kuulsin, et seal sees midagi liikus. Nii, hakkame avama. Vaata seda, seal on kohe kott. Tule siia, sõber. Ma näen teda kohe seal. Ma arvan, et parim viis seda teha on lihtsalt ta kotist välja kallata. Mulle ei meeldi madusid katsuda ja ma tõesti ei taha seda teha. Oh issand, seal ta ongi! Oh, miks ta nii teeb? Miks ta vaatab mind nii, nagu tahaks mind hammustada? Ta on juba S-asendis ja ta just tuli kotist välja! Oh issand, ma olen praegu nurka surutud, Helen. Ma ei tunne madusid eriti hästi. Võib-olla ta ei ürita mind hammustada. Võib-olla ta lihtsalt ütleb pere.
Okei, ta üritab mind hammustada. Ma ei tea, mida praegu teha. Millesse ma ennast segasin? Okei, ta on praegu hajameelne. Nüüd on minu võimalus siit välja saada. Okei, ma ei ole enam nurka surutud. Nii et ma proovisin ta kiiresti kinni haarata, kui mul võimalus oli. Sa ei pea mind hammustama, sõber. Ma olen suu sissi. Okei. Mul on madu käes, kutid. Ta ei ürita mind enam hammustada. Ma arvan, et ta oli lihtsalt natuke hirmul. Oh ei, mulle see ei meeldi. Okei. Püha taevas, kutid, ma olen praegu täiesti higine. Ma ei hakka valetama. Ja ma arvan, et ta tunneb mu pealt hirmulõhna. Paneme ta nüüd puuri. Okei, kiiresti enne, kui ta mind hammustab. Oh jumal, kas te nägite seda? Ta lihtsalt sööstis õhu poole. Pärast seda, kui ma panin Smorad puupoa tema terraariumisse, ronis ta puu otsa ja istus seal terve päeva. Ma panin ta toe kustu, et ta saaks magada ja liikusime järgmise terraariumi juurde. Nüüd on järgmine loom jälle üks, keda ma kardan ja neid on ämblikud. Kuna me anname selles videos endast kõik, siis pole see lihtsalt suvaline ämblik. See on maailma suurim ämblikuliik. Seda nimetatakse Goliat linnuämblikuks. Need elukad on sõna otseses mõttes nii suured, et söövad linde. Ma olen internetis palju videoid neist vaadanud ja see pole üldse hea. Need asjad on nii suured. Ja ma unustasin mainida, et nad on ka mürgised. Õnneks ütleb internet, et hammustus pole inimestel ohtlik, aga siis võrreldakse seda naela käe sisse löömisega. Nojah, see ongi kõik, mida ma ootan, ostame kohe ühe ära. Okei, ma just tegin tellimuse. Palun, jumala pärast, ära saada seda ämbliku, palun olgu see pettus. Noh, 5 päeva hiljem ja ämblik on kohal. Väga tore. Ma lihtsalt loodan, et see on praegu beebi. Väike, pisike, sendisuurune beebi. See oleks okei. Avame selle siis ära. Oh, meil on veel üks kott. Vaata seda. See on natuke hirmutav, sest ma ei näe, kui suur see on. See on hirmus. Mis siis, kui ta lihtsalt jookseb mulle vastu? Oh, issand. Okei, see ei ole beebi. See on täiskasvanud isend. Vaata seda. See on rõve. Ma tean, et te ilmselt tahate, et ma teda hoiaksin ja ärge muretsege, ma teen seda, aga ma pean korraks riideid vahetama, ma tulen kohe tagasi. Bobby, kas sa räägid tõsiselt? Sa paned ämbliku jaoks selga kaitseülikonna. Ma ei suuda uskuda, et ma seda teen, isegi kaitseülikonnaga. Mida ta teeb? Ta üritab mulle võrku peale pritsida praegu. Nagu ta oleks ämblikmees. Oh jumal. Kohe alguses ei olnud ämblik rahul, aga lõpuks võitsin ma tema usalduse ja ta lasi mul end üles võtta. Okei, ma arvan, et nüüd oleme meie temaga sõbrad, mis on hea. Siiski hakkas mul natuke ebamugav, nii et ma panin ta kiiresti tema uude koju. Ilusti ja rahulikult. Ma ei suuda uskuda, et ma just seda tegin. See ämblik oli täiesti hiiglaslik ja ka väga agressiivne ja ma ei oota sugugi, et pean teda lemmikloomana pidama. Praeguseni pole meid pimedas veebis petetud. Kõik, mida oleme tellinud, on kohale jõudnud. Isegi asjad, mida me ei tahtnud saada. Kuid asjad olid kohe muutumas. Kuulge, ma just leidsin veebilehe, mis müüb kaelust draakonit. Need sisalikud on ilmselt kõige lähemal dinosaurustele, mis meil tänapäeval maa peal veel olemas on. Need on äärmiselt haruldased ja ma pole kunagi varem näinud, et neid müüakse. Kuid see maksab 700 ja see veebileht ei tundu eriti usaldusväärne. Aga seni oleme me palju riske võtnud ja saanud mõned tõeliselt ägedad loomad. Nii et ma arvan, et ma teen selle ära ja ostan endale kaelusagami. Okei, see on teel. Vähemalt ma arvasin, et see on teel. Noh, on möödunud paar nädalat ja kaelusagama pole ikka veel kohale jõudnud. Inimesed ei vasta mu sõnumitele. Nii et jah, mind peteti. See on uskumatu, et mind peteti just selle ühe asjaga, mida ma tahtsin, mitte mao või tarantliga. Sa pead nalja tegema. Nii et minu võimalused päris ilusa dinosauruse omamiseks on läinud. Aga pole hullu, sest järgmine loom on palju haruldasem, palju ägedam ja ka palju kallim. See on albino hammastav kilpkonn ja see on ka suur. Ma pole neid varem näinud, aga kohe kui ma seda nägin, teadsin, et pean selle endale saama. Selgub, et need loomad on üliharuldased ja isegi väikesed pojad maksavad $1000. Pärast seda, kui mind kaelustraakoniga peteti, olen ma nüüd asjade ostmisel veidi ettevaatlikum. Siiski tundub see veebileht natuke usaldusväärsem, nii et ma arvan, et ma teen selle ära. Suurte lootustega esitasin tellimuse ja ootasin põnevusega, millal see kohale jõuab. Ja umbes nädal hiljem see saabuski. Mul on pakk käes, kutid. See peaks sisaldama $1000 hammastavat kilpkonna. Lähme ja avame selle ning vaatame, mis sees on. Ma olen selle pärast tõesti närvis, kutid. Ma ei taha, et see oleks pettus. Nii, hakkame pihta. Mis seal sees on? Oh issand, seal on kott, kutid. Ja see on raske. Kas see on hammastav kilpkonn? Oh, see liigub. Ma avasin selle ettevaatlikult, kui äkki juhtus see.
Issand. Jah, me tõesti saime selle kutid. Vaadake, kui ilus ta on. See on albiino hammastav kilpkonn. Ta on nii lahe. Vaadake, tal on punased silmad. Ta on ka suur. Vaadake teda mu käega võrreldes. Mul pole aimugi, kust ta tuli. Ta oli ilmselt selles kastis mõnda aega. Nii et me viime ta nüüd tema uude koju. Kuna ta on nii suur, pidime talle spetsiaalselt selle tohutu elupaiga üles seadma. Aga lõpuks kasvab ta sellest akvaariumist välja ja me peame talle ehitama oma tiigi. Aga praegu on see talle ideaalne kodu. Panin ta kivile ja kohe hüppas ta vette ning hakkas uurima. Ja tundub, et talle tõesti meeldis see. Albiino hammastav kilpkonn. Ma poleks kunagi arvanud, et me saame sellise tumedast veebist. Aga saime! See on nii lahe! Nüüd ma ütlen, et kuigi me saime edukalt hammastavat kilpkonna, olen ma ikka natuke pettunud, et me ei saanud harjast draakonit. Nii et ma otsin üles teise veebilehe, mis väidab, et müüb päris elusat draakonit. Kuid see ei täpsusta, mis liigi sisalik see on. Ma arvan, et nad võivad lihtsalt saata sulle suvalise sisaliku, mis näeb välja nagu draakon. Mul on üks idee. Minu selja taga on 3 terraariumit, mis on mõeldud sisalikele. Ma mõtlen, et kui ma ostan 3 neist müstilistest dinosaurustest, siis see suurendab minu võimalusi saada kaelust draakon. Aga isegi kui me seda ei saa, olen ma ikkagi põnevil, et näha, millised teised sisalikud need on. Need võivad olla sõna otseses mõttes ükskõik mis. Okei, tellimus tehtud. Dinosaurused on teel. Vähemalt oodetavasti on nad teel. 2 nädalat hiljem on pakk lõpuks kohal. See võttis nii kaua aega, et ma arvan, et pipakonnad on juba hakanud paljunema. Ma ei ole selles kindel, aga nad on teinud üsna veidraid asju. Kuid see pole praegu oluline. Tõeliselt oluline on see, et meil on siin kast, mis sisaldab 3 päris elusat dinosaurust. Ma arvan, et alustame sellest. Issand, nad ei valetanud. See näebki tegelikult välja nagu dinosaurus. Vau, vaata. Tere sõber. Ta ronib mu käe peale. Okei. See on natuke hirmutav. Ma ei tea, kas ta on ohtlik või mitte, aga see on nii lahe. Mul pole aimugi, mis sorti sisalik see on. Ma tegin natuke uurimistööd ja sain teada, et see tüüp on Aasia veemonitor ja nad kasvavad tohutult suureks. Nad on sõna otseses mõttes maailmas suuruselt teine sisaliku liik, kasvades üle 3 meetri pikkuseks. Nad on ka mürgised, nii et see on tore. Aga see tüüp on alles väike beebi, nii et see terraarium sobib talle ideaalselt. Aga lõpuks peame talle palju suurema kodu ehitama. See on üks sisalik, nii et ilmselt meid ei petetudki. Võtame järgmise koti ja vaatame, mis sees on. Vaadake seda kutit, see on Pantry Chameleon. Pantry Chameleonid on üks harudasemaid kameeleoni liike, keda üldse saada võib ja nad on väga kallid. Need tüübid on tuntud oma erksate värvide poolest nagu punane ja sinine. Vaata, kui värviline ta on. See on hämmastav. Kameeleonid ei suuda mitte ainult värvi muuta, vaid nad suudavad ka kumbagi silma eraldi liigutada, mis teeb neist suurepärased kütid. Ja laseks kõigele sellele suudavad nad oma keelt välja sirutada kuni 3 korda oma keha pikkuse ulatuses. Selle testimiseks tein hulga ritsikaid ja me viskame need sinna sisse ning vaatame, mitu ta kätte saab. Kohe alguses sihtis kameeleon ritsikad välja ja tal ei läinud kaua aega, et esimene kätte saada, aga sellega asi ei piirdunud. Üksteise järel tulistast oma keelt üle kogu terraariumi. Ausalt öeldes kaotasime juba arvu, mitu ta ära sõi. Ma olen üsna kindel, et ta sõi kõik ära. Kas Kraega draakon suudab seda teha? Ma ei usu. Siiski on meil veel üks võimalus saada. Lähme avame viimase koti. Issand, vaata seda looma. Ta sisiseb. Issand, ta just sisises mu peale. Ta ei ole rahul, teate. Ma arvan tegelikult, et see on kaiman sisalik. Nagu te teate, on alligaatorite pidamine lemmikloomana ebaseaduslik. Aga see tegelane siin on põhimõtteliselt kõige lähedasem seaduslik asendus alligaatorile. Ja nad kasvavad kuni 5 jala pikkuseks. Nii et see on kindlasti päris elus dinosaurus. Lõpuks vajab ta muidugi palju suuremat akvaariumit, aga praegu saab see olema tema kodu. Olgu sõber, ta ei ole rahul. Seal ta läheb. Nüüd saame öelda, et meil on siin loomatoas 3 tõelist dinosaurus, kuid meil on veel palju erinevaid elupaiku, mida asustada, nii et lähme edasi. Nüüd on järgmine loom ilmselt seni kõige hullumeelsem. See on veel üks madu, kuid see on eriline. Kodulehel on kirjas, et ta kasvab kuni 3 meetri pikkuseks, aga see pole veel kõik. Seal on ka kirjas, et see on täielikult veeloom, mis tähendab, et ta ei vaja ellujäämiseks üldse maad. Ma juba tegin tellimuse umbes nädal tagasi ja pakk just saabus. Nii et avame selle ja vaatame oma uut lemmikmadu.
siin see on, vaata. Oh issand, see on nii pisike. See siin on elevandilondiga madu, täielikult veeloom. Ta on 3 meetrit pikk, see on nii lahe. Ja praegu on ta alles väike beebi. Issand, see on kõige veidram madu, mida ma kunagi näinud olen. Mulle meeldib see tüüp palju rohkem kui smaragdpuumadu. Ilmselt sellepärast, et ta ei ürita mind hammustada. Ma arvan, et see on siiani mu lemmikloom üllataval kombel, isegi kui ta on madu. Aga varsti toome siia loomi, kes on palju pöörasemad. Nii et paneme selle tüübi tema uude koju. See akvaarium sobib talle ideaalselt, sest see on madal. Nii saab ta hõpsasti õhku hingama tulla ja siin on ka palju kive, kuhu ta saab peitu pugeda. Noh, elevandilondi madu on turvaliselt paigas. Vaatame, mis järgmiseks tuleb. Pimedas veebis ringi otsides sattusin ma veel ühe müsteeriumikasti peale. Seekord oli see aga putukate jaoks. Ma ei ole just suurim putukafänn ega armasta eriti kõiki neid jubedaid asju. Küll aga on mul olemas hulk väiksemaid terraariume, mis sobivad putukatele ideaalselt. Nii et ma tellin selle müsteeriumikasti ära ja vaatame, mida me sealt saame. Okei, veebilehel on sõna-sõnad kirjas, et selles kastis olevad liigid võivad olla mürgised. Noh, olgu, tellimus tehtud. Eks ma siis näen teid, kui see kohale jõuab. Pärast vaid mõnepäevast ootamist sain paki kätte. See oli üsna väike, aga ma ei teadnud veel, et see sisaldab kõige hullumeelsemaid putukaid, mida ma kunagi näinud olen. Ma arvan, et olen selle paki pärast rohkem närvis kui ühegi teise pärast selles videos. Mulle tõesti ei meeldi putukad, nii et hakkame pihta. Ma mõtlen, meil on juba Goliat, linnuõgi ja tarantel olemas. See ei saa ju palju hullem olla, eks? Okei, hakkame siis pihta, kutid. Oh issand, mis see veel on? Seal on palju anumaid sees. Ma arvan, et alustame sellest sinisest siin. See on natuke kahtlane, sest sisse ei näe. Ausalt öeldes ma isegi ei taha seda avada. See on nii hirmus. 3, 2, 1. Mis see veel on? Issand, see liigub. Kas see on mingi 100-jalgne või midagi sellist? Kuulge, see asi on tohutu. Issand, tal on nii palju jalgu. Ma ei tea, kas te näete, kui suur see on, aga see on sõna otseses mõttes suurem kui mu käsi. See just kakas mu peale. Issand. Ma tegin natuke uurimistööd ja sain teada, et see tüüp on Aafrika hiidtuhatjalg. Ja mul oli siin see väike terraarium, ma arvan, et see sobib talle ideaalselt. Ja ma lugesin internetist, et nad söövad kõdunevat puitu, nii et ma panen selle lihtsalt sinna sisse. Naudi, ma arvan. Ma ei tea, kuidas sa seda sööd. Noh, üks putukas on nüüd paigas, kuid siin on veel palju rohkem. Võtame järgmise. Issand, see on palju hirmutavam kui 100-jalgne. Mis see küll on? Ma ei saa arugi, mida ma vaatan. See näeb välja nagu tullukas. Olgu, ma proovin seda kätte võtta, aga ta ei tundu nii sõbralik kui 100-jalgne. Palun ära hammusta mind ega näpista ega tee midagi muud sellist. Olgu, mu süda taob praegu kõvasti. Vaata neid väikseid küüsi ta näo juures. See on nii vastik. Kirjutage alla kommentaaridesse, mis see on ja kas ma peaksin seda üldse käes hoidma. Aga ta hakkab mind juba hirmutama. Ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt tagasi tema terraariumisse panema. Nüüd ma juba kahetsen selle müsteeriumikasti ostmist ja siin on veel palju putukaid sees, nii et vaatame, mis meil veel on. Mis pagan see on? See on nagu mingi torus, kas sa näed seda? See näeb välja nagu mardikas või midagi sellist, aga see ei liigu. Kas oled veel elus, sõber? Okei, ta on elus. Issand. Ma tõesti loodan, et ta mind ei näpista. Tal on päris hullud küünised. Ta haaras mu väiksest sõrmest ka korralikult kimmi. Ai. Issand. Ma ei hoia seda asja enam. Paneme ta tema terraariumisse. Ma panin ta tema uude koju. Tema uude armastavasse koju. Koos omanikuga, kes teda nii väga armastab ega karda teda. Nii, vaatame, mis siin veel on. Oota korraks, ma tean, mis on, kutid, see on väike palvetaja ritsikas. See on tegelikult lahe. Need putukad on maskeerumise meistrid ja näevad peaaegu täpselt välja nagu oks või leht. Mind on alati need tüübid paelunud, nii et ühe sellise lemmikloomana omamine on tegelikult väga lahe. Vaata, kuidas ta oma pead liigutab, ta näeb välja nagu väike tulnukas. Issand, ma olen üllatunud. Me saime tegelikult midagi sellist müsteeriumikastist, mis mulle meeldib. Nii et paneme ta tema uude koju. Issand, vaata seda. Oota, ta sulandub kohe sisse. Sa ei saa arugi, et ta seal on. See on nii hull. Ei, ma juba tean, mis see järgmine on. Ma lootsin, et me ei saa seda siia, aga saime. See on hiiglaslik skorpion, kutid. Issand. Okei, seda ma küll ei puutu. Vaata, kui suur on tema astel. See on hirmutav. Okei, ma lihtsalt kallan ta õrnalt välja. Nii, palun. Okei.
Praeguseks oleme saanud nii palju hullumeelseid putukaid saapärasest kastist, aga nüüd on jäänud ainult üks veel. Ja see oli kõige hirmutavam. Tundub, et meil on veel üks tulnukas, kutid. Mul pole aimugi, mis see on. Issand, mis see veel on? Ma otsustasin selle enne kättevõtmist üles otsida ja hea, et ma seda tegin, sest ma sain teada, et see on vangaroon ning nad on tuntud selle poolest, et suudavad oma kehast hapet pritsida. Vabandust, aga seda ma kätte ei võta, nii et ma lihtsalt panen ta tema puuri. Nii, sõber, see on rõve. Noh, me lõpetasime putukate mõistatuskasti, aga kuna see oli nii hirmus, siis vahetame natuke ja ostame looma, keda ma tegelikult tahan. Ma räägin mürginoolekonnadest. Juba lapsepõlvest saadik on need konnad ja nende ülivärvikad toonid mind paelunud. Aga kuigi nad on ilusad, on nad äärmiselt ohtlikud ja nad on kõige mürgisemad loomad planeedil. Aga nad on ikkagi väga lahedad, nii et ma kavatsen nad osta. Leidsin selle veebilehe, kus neid müüakse. 125 eest, aga ma ei taha ainult ühte, nii et ma ostan 4. Kuigi seal ei ole kirjas, mis värvi nad on, nii et ilmselt tuleb see üllatusena. Ma olen selle pärast väga elevil, kutid. Nii et teeme tellimuse ära ja ma arvan, et näeme siis, kui see kohale jõuab. Issand, kutid, ma olen praegu nii elevil. Ma olen sõna otseses mõttes terve oma elu selleks oodanud. Lähme siis avame selle. Issand, vaadake, me saimegi ta kätte, kuti. 4 noolekonnad. Nad on nii värvilised ka. See on uskumatu. Ma pole kunagi varem sellise mustriga näinud. See on nii lahe. Nad on nagu kollased, rohelised, oranžid, punased, kõik korraga. Aga nagu nimi ütleb, nad on mürgised. Nii et me ei tohi meid paljaste kätega katsuda. Muidu võib mu süda seisma jääda. Ma panen lihtsalt anuma nende terraariumisse ja lasen neil ise välja hüpata. Aga see on nii lahe. Ma ehitasin selle terraariumi, et matkida vihmametsa, kus need tegelased pärit on. Nad on siin väga õnnelikud. See on 4 noole mürgikonna, sõbrad. See on ilmselt mu lemmikloom, kelle me selles videos saanud oleme, kuid meil on veel loomi ees. Vaatame, mis järgmiseks tuleb. Leidsin veebilehe, kus müüakse Mata kilpkonna 800 eest. Need kilpkonnad on ilmselt maailma kõige veidrama välimusega kilpkonnad. Nad näevad tõesti välja nagu dinosaurused. Ja mul on selle jaoks ideaalne akvaarium valmis pandud. Nii et ma ostan ühe ja loodan, et see pole pettus, sest see maksab 800. See on palju raha. Pärast paari nädalat ilma kilpkonnata hakkasin lootust kaotama. Aga pärast pikka ootamist jõudis ta lõpuks kohale. Ma olen seda kaua oodanud, kutid. Jaa, vaadake. Ta on lihtsalt väike beebi. Ma pole kunagi nii väikest näinud. Ta on nii armas. Kas ta on elus? Ta ei liigu. Ma arvan, et ainus viis teada saada, kas ta on elus, on panna ta akvaariumisse ja vaadata, kas ta liigub. Ma tõesti loodan, et ta on elus. Pärast seda, kui ma ta akvaariumisse panin, vajus ta põhja ja ma arvasin, ta on surnud. Aga siis äkki hakkas ta liikuma. Ma olin seal tõesti närvis. Ma oleksin võinud vanduda, et ta oli surnud, aga õnneks ta ei olnud, sõbrad. Meil on nüüd beebi monomata kilpkonn. See on vinge. Praeguseks oleme me tumedas veebis leidnud nii palju haruldasi ja surmavaid loomi, aga nüüd on meil jäänud vaid paar akvaariumit täita. Ja viimased loomad on nendes kastides. Ma veetsin päevi tumedas veebis, otsides kõige hullumeelsemaid loomi, et selle video lõpetuseks midagi erilist leida. Ja te ei usu iialgi, mida ma leidsin. Alustame kõige väiksemast kastist. Ja selles on loom, keda ma olen alati tahtnud. Ma vist näen teda. Praegu on raske aru saada, aga selles purgis on 8 jalg. Aga teda on siin raske näha. Vaatame, kas saame ta siia anumasse panna. Proovime ta kinni püüda. Issand, vaadake, kuidas ta värvi muudab. Vau, seal ta läheb. Ta lasi just tinti. Kas te nägite seda? Ta lasi tõesti just tinti. Ma pole seda kunagi varem näinud. Kõik on korras, sõber. Vabandan, ma tean, et sa oled hirmul. Teate, ma arvasin, et kameelionid muudavad kiiresti värvi. Ta muutus sekundiga täiesti punasest valgeks. See on tõesti hullumeelne. See on kõige lahedam asi, mida ma kunagi näinud olen. Tõstin ta õrnalt üles, panna ta tema akvaariumisse, vaadata, kuidas ta mu käe peal ringi roomas, oli lihtsalt nii lahe. Kuna need tegelased on nii targad, suudavad nad peaaegu igast mahutist põgeneda. Nad suudavad oma kehakuju nii hästi muuta, et kui ainult nende nokk mahub august läbi, mahub ka kogu nende keha. Mul on nii hea meel, et mul on 8 jalg lemmikloomaks. Nii saame teda jälgida, kuidas ta oma keskkonnaga suhtleb. Aga kui lahe see ka poleks, siis meie järgmised loomad on veelgi pöörasemad. Täpselt nagu kivikala on ka meie järgmine loom äärmiselt mürgine. Ja kui see sind nõelab, võid sa tegelikult surra. Issand, ma juba näen seda. See seal on skorpionkala.
nagu kivikalal on ka neil ogad, mis sisaldavad mürki ja need tüübid on maskeerumise meistrid, näevad välja täpselt nagu korallid. Ma ei oodanud, et ta nii suur on, see on natuke hirmutav. Lähme ja viime ta tema uude koju. Olgu sõber, tere tulemast koju. Oh, sinna ta läheb. See on nii lahe, kutid, milline hullumeelne kala. Vau, ta näeb seal tõesti hea välja, kutid. Aga nagu näha, on see akvaarium ikka veel üsna tühi. Nii et lähme ja pakime oma viimase looma lahti. Noh, viimasena, kui kindlasti mitte vähem tähtsana, on selles kastis kõige pöörasem loom, mille ma tumedast veebist leida suutsin. Oh, issand, ma näen sõna. Vaata seda! Meil on nüüd oma lemmikhais. Kogu oma elu olen tahtnud endale lemmikhai. Ja niipea, kui ma nägin, et see veebileht seda müüb, teadsin, et pean selle ostma. Oh, ja ta on palju suurem, kui ma arvasin, et ta on. See siin on sarvhai. Ja erinevalt enamikest haidest ei ole nad agressiivsed ning kasvavad vaid umbes 4 jala pikkuseks. Siiski on nad ikkagi haid ja neil on päris hullud hambad. Ja nii on ka need suured ogad uimedel. Ma ei oodanud, et ta nii suur on. Varsti peame talle palju suurema akvaariumi tegema, aga praegu saab see olema tema kodu. Vau, see on ikka päris hull, kutid. Ma ei suuda välja mõelda paremat viisi selle video lõpetamiseks kui päris hai. Siiski on selles ruumis veel mõned tühjad elupaigad. Kirjutage kommentaaridesse, millise looma ma järgmisena peaksin võtma. Igatahes, kutid, näeme järgmises videos. Tšau!